Kahjuks puudub nohu vastu spetsiifiline ravim, on haigussümptomite leevendajad. Doktor Vaher, mida te soovitaksite oma laia töökogemuse baasil haigusnähtude leevendamiseks, et meie vaataja saaks nohu korral enda enesetunnet parandada? Kuna nohu põhjuslik ravi, nagu just öeldud, seda ei ole, siis sümptomite leevendamise puhul me peaksime lähtuma järgnevatest asjaoludest. Kui pea valutab, siis tuleb võtta valuvaigistit. Kui on palavik, siis tuleb ja see palavik on piisavalt kõrge, siis võetakse palaviku alandajat. Selleks, et ninalimaskest ei oleks nii turses, nina käiks paremini läbi ja ta ei sekreteeriks nii palju sekreeti, et nina ei tilguks, siis tuleb võtta neid preparaate, mis seda ninalimaskesta turset alandavad. Ja neid üldiselt, kui me ninalimaskesta turse saame juba alla ja see sekretsioon on vähenenud, siis meil tegelikult hakkab ka köhakaebus taanduma. Et sellised limaskesta rahustavad, turset alandavad preparaadid on olemas nii-öelda nii keemilised kui ka taimsed. Nii et seda peab karbi pealt hoolega lugema ja muidugi vaatama ka abiainete koostist, et kas see konkreetne asi võiks mulle sobida. Ja on ühtlasi kasutusel nii need ninatilgad, mis nina ära kuivatavad, aga võib katsetada ka mentooliga preparaate. Et siin on hästi palju sellist individuaalset kõikumist, et ma tihtipeale ikkagi küsin patsiendi käest, et aga mida te olete varem ise kasutanud ja mis on aidanud. Et sealt siis saab edasi liikuda iga konkreetse indiviidiga. Tänan, doktor, nende huvitavate mõtete ja kasulike nõuannete eest. Aitäh! Aitäh!